Mäletate ehk lugu vahvast rätsepast? Nii nagu see lugu räägib kavalusest, on eestlased oma probleemide lahendamisel jõu rakendamise asemel nutikad. Üks rühm Teeme ära meeskond on meie väikeses Eestis korda saatnud nii mõnegi suurepärase teo. 7 ühe hoobiga minu Eesti avalikud teenused projekt sai alguse minu Eesti mõttetalgutel, kus inimesed tulid kokku ja mõtlesid, et kuidas Eestis elu võiks paremaks muutuda. Ja kogu see projekti eesmärk või sisu ongi siis inspireeritud sellest, et kuidas kogukonnad ja kodanikuühendused saaksid kaasa aidata avalike teenuste osutamisele Eestis. 7 ühe hoobiga koostööprojekt on Eestis, ma arvan, üsna esmakordne, sest sellist nagu lõppkasutajate kaasamist avalike teenuste arendamisse ei ole minu teada Eestis varem nii palju tehtud või üldse tehtud. Aga mis need avalikud e-teenused ehk 7 hoopi siis täpsemalt endast kujutavad? Näiteks sündis koostöös Vigala ja Viljandi omavalitsustega Minu Viljandi heakorraveeb ja Minu Vigala kogukonnaveeb. Aga mida need keskkonnad teha võimaldavad? Nad saavad seal siis kaardistada ära probleemid, ehk et mis võiks muutuda avalikus ruumis, panna kirja ettepanekud ja kaardistada nende piirkonnas olevad looduskaunid kohad, matkarajad, kõik muu säärase ning teenusepakkujad, ehk et kui näiteks inimene omab mingit näiteks traktorit, siis ta saaks sellega lahti ajada seal kohalikke teid ja osutada teenust, et naaberelanikele, et siis ta saab selle sinna keskkonda kirja panna. Mõttetalgute ja talgute kui üleüldse ettevõtlike eestlaste puhul imeliselt toimiv koostegemise ja koosmõtlemise formaat andis inspiratsiooni talgukeskkonna loomiseks, kus igaüks võib oma kogukonna kaardile märkida talgutööd, mis tegemist vajavad ja sellega kutsuda huvilisi appi. Talgukeskkond on siis internetis selline kõigile avatud koht, kuhu siis igaüks, kes soovib talguid korraldada, saab panna oma talgud välja, kirjutada sinna, milliseid talgutöid on plaanis teha, millistel eesmärkidel, kuna talgud toimuvad ja kutsuda siis kõiki kaasa lööma. Koostööd julgustavate teenuste hulka kuulub ka Sõidame veebikeskkond. Tegemist on kindlat ja praktilist säästvat transporti propageeriva teenusega. Keskkond on mõeldud just selleks, et neid sõiduvahendi omajaid ja sõitu niikuinii planeerivaid inimesi kokku viia nendega, kes ka sooviksid samal ajal samas suunas sõita. Siis näiteks Tallinnast Tartusse. Väga paljud sõidavad sinna pooltühja autoga, kas siis üksi või kaksi, aga võiksid võtta veel kaasa inimesi ja kaaslasi. Ja see on siis kohtumiskoht, see keskkond, see soida.me, kus saab sisestada nii oma sõidusoovi kui ka selle, et ma juba sõidan, et nii-öelda sõidupakkumise. Ja seal on võimalus siis ka, et need kulud siis kas kannab siis see autoomanik üksi või siis ka jagatakse sellega, keda peale võetakse. Ühenduste koostöökeskkonna tegime me selleks, et üksteist võiksid leida need kodanikuühendused, kes sarnastes valdkondades ja erinevates kohtades üle Eesti tegutsevad ja saaksid oma jõude ühendada, kui selleks tundub hea mõte olevat. Samuti on see keskkond vajalik nendele inimestele, kes näiteks otsivad, millisele organisatsioonile võiks teha oma annetuse või millisele võiks appi minna vabatahtlikuna. Ja praegu on see küllalt sageli lihtsalt tugineb emotsioonidele, et millised organisatsiooni sa oled näinud ja kes sulle on silma jäänud. Aga palju targem lähenemine võiks olla niisugusena, et sa võrdled tõesti ühes valdkonnas erinevates paikades tegutsevaid organisatsioone ja leiad üles selle, kelle aitamisest sulle tõuseb kõige suuremat kasu. Et ka kohalikud omavalitsused leiaksid ühenduste seast endale partnereid ja vastupidi, tehti selle juurde veel eraldi avalike teenuste üleandmise keskkond. Aga kui mõni veebikeskkond oma teenustega pea ringi käima ajab, hea teenuse keskkond võimaldab kodanikel anda tagasisidet e-teenustele
et täna loodud e-teenused tihtipeale on probleem see, et need tegelikult ei ole väga kasutajasõbralikud, et nad on arendatud üsna sellise ametniku vaatepunktist lähtuvalt ja inimesed ei oska neid tegelikult kasutada ja selle keskkonna mõte on see, et inimesed saavad anda siis teenusepakkujate tagasisidet, kui nad leiavad, et mis võiks olla teistmoodi ja samamoodi siis omavahel suheldes nagu õppida neid teenuseid kasutama või see on selline nagu kasutajalt kasutajale abi teenuse kasutamisel. Toimivas e-riigis ja tugevas kodanikuühiskonnas pole ime, et paljud teenused kolivad veebikeskkonda ning nende korraldamisega saavad aktiivsed kodanikud ise hakkama. Ent mis on see tulemus, mida tegijad ootavad? Kuidas see meie elu parandab? Ma arvan, et kõige olulisem asi on ühe kolleegi sõnu laenates see, et me soovime inimesi tuua internetist välja, kasutades selleks interneti enda vahendeid. Sest kõik need teenused asuvad küll veebis, aga tegelikult nende mõte on ju selles, et inimesed leiaksid üksteist üles, leiaksid partnereid, kellega koos tegutseda ja siis teeksid midagi päris elus. Ja ma arvan, et üks mõte nendest teenustest on ka see, et kui tahta ja kui sul on hea idee, siis sa sellele leiad toetuse ja saad need ellu viia. Mm-hmm.